Tere taas, sõbrad! Panin igaks juhuks tule põlema. Ei tea, kui palju veel seda päevavalgust või üldse mind kaamerast näha on. Aga ühesõnaga, mis me täna teeme? Me läheme Markoga täna ööpüüki tegema. Kell on praegu täpselt õhtul kell 11 ja liigume siis jõele. Ma arvan, et eeldatavalt püüdma saame hakata 12 aeg öösel. Loodetavasti silmad harjuvad ära. Jaanipäev on. Viimati sai kalal käia siis 10. juuni ja nüüd on siuke 12-päevane vahe jäänud sisse, et käisime sõpradega reisimas nädal aega Rumeenias. Võtsime meile tuttava jõe, et me teame, ikkagi öösiti on siuke raskem liigelda, aga seda jõge me teame Markoga väga hästi ja on meil selge see jõgi, et teame, mis kopraaugud on ja see jõgi on nagu selge nagu oma 5 sõrme. Üritan kaameral kõik need settingud niimoodi panna, et näeks ka midagi ka öösel, kuigi ma ei ole väga kindel. Aga tõenäoliselt seda kõige pimedamat aega on võib-olla paar tundi. Ja plaanis on, kui me ka mõõdukala saame, siis võtta ja minna Marko vanemate maale seda kala järgmine päev grillima siis. Nii et siuksed on plaanid. Loodame, et need plaanid ka täituvad. Läheme eraldi autodega. Marko sõidab mulle hetkel ees. Nii, mul ei ole halli aimu ka, kui hästi me kaamera peale praegu jääme, aga kell on 00.40 öösel. Oleme 40 minutit püüdnud ja seni veel kalaga kontakti ei ole. Üks päästmisoperatsioon, käisin juba jões kandil järgi. Aga tundub, et äkki rohkem nagu pimedaks ei lähe, et täitsa nagu sellest suhtes tuleb nagu safe viskeid teha, et ei saa väga riskida. Aga sa pead ka jõge väga hästi tundma, kus mingi roigas on, sest praegu on täitsa võimatu nagu näha seda. Et jah, ma isegi ei tea praegu, kui hästi te mind näete, et ma olen kõik need isod ja asjad maksimumi peale keeranud. Aga mingid nahkhiired lasevad siin ringi ja sõidavad liini sisse, nii et vahepeal tunned, et nagu oleks võtta. Nii, ega ma ei tea. Mulle tundub, et siin ei jää mitte midagi peale. Aga siin on üks jaanimardikas, mis lendab. Äge. Aga näe ikka midagi natukene nagu näeb, aga ikkagi väga pime. Ma üritan siis ennast ka natuke filmida. Ühesõnaga just siuke 15 minutit tagasi julgen väita, et väga suure kalavõtt, aga rabeles otsast ja tegi mul korraliku jama ka, nii et ma pidin natukene liini maha lõikama aga oli korralik kala, seda ma võin kohe kindlasti öelda. Korralik. See on mõõdukala, jah? See on mõõdukala, jah? Oi, see on väga ilus kala. See on 40 vist, umbes täpselt. Ta on vist hästi kinni, jah? Aga see on ilus kala, mõõdukala. See on kahe. Ei ole ka väga hästi kinni. Nee, ei olegi nii suur. Mul on mõõdulinti, saan kohe anda ka. Saad, jah? Anna, jah? Nii. Nii. Kurat, mis putukad ma. On, jah. Mõõda ära. 0 on siin. Ei ole ka. 37. 6 või nemad oli vist. Tundus on palju suurem. Ja. Ma mõtlesin ka. Aga ta on nii väike. Nii täpselt mõõdus ma ei hakka võtma. Ei, muidugi. Täna on teine. Aga see on siuke 25. Pane veel, jah. Pane. Ma tegelen sellega, ma vabastan ära. Väljas hakkab päris käe märjaks ja Oi, Markol on suurem kala. Nüüd hakkas toimuma. Markol on suurem kala. Tead, see on ilus kala. Ma arvan, et see võib olla siuke Näite enda tasku nappu, et on taskust teile ka. Jah.
ma arvan, et see võib siuke 39-40 olla. Kurat, 40 on ta täis küll vist. Oota. Nii. Vaatame, mis ma saan. Nii. 38. 37,5. On täitsa kena kala on. 38 oli. Nii. 38 ütleme. No 37,5, 38. Aga kindlasti suurem kui minu oma. Me saame natukene taastuda. Ei. Nii. Ja läks. Oh. Nii. Kuule, head töö. Kuna ma siit veel kütab. Pane muidugi jah. Siin võib veel olla. Siin võib veel olla. Chasing trout. Aga jah, siit võib veel tulla täitsa. Nii, ühesõnaga tänane teine mõõdukala, aga ikkagi ei ole see, mida tahaks nagu südamerahuga kotti pista. Et oleks siuke 40-39, siis mõtleks tõenäoliselt, et võtaks kaasa, sest on plaan täna ka grillima jõuda. Aga ühesõnaga, väga hästi. Väga hästi ja kell on 3:40 öösel. 2:40. 2:40 ütlesime. 2:40 jah, sorry. 2:40 öösel. No nii. Midagi on näha küll vist, jah. Aga Markol võib täitsa teine mõõdukas olla. Kuule, kus siis ongi? Mõõduskala on kindlasti. Mõõduskala on kindlasti, aga ta on jälle selline. Jälle siuke 36-38 ma pakun. Pigem täpselt 36. Silma järgi vaadates. Tahad näitan valgust? No said. Et pane mu ridva kõrvale. Täpselt 36. Nii, täpselt 36 senti. Kõva võitleja, jah? Läheb tagasi ujuma. Ja pani kohe siit minema. No nii. Head töö. Tänane, mitmes see oli siis nüüd? 3. mõõdukala või? Jah, 3. mõõdukala täna. Mõõdukala mingi 5 või 6 kala üldse kaldena. Jah. Mõõdukala jälle olla. Jah, jah. Pigem ongi täpselt mõõdus jälle. Ma arvan, et saan isegi või. Sa võid igaks juhuks mind kinni hoida. Jah, see on samasugune täpselt. Samasugune, jah. Ilusti kinni vist. Väga ilusti ei ole. Ops, läks ära. Ai, plääre. Ja ma ütlesin kohe, et ta ei ole väga hea, hästi kinni. Aga siuke 36 jälle. Mõtleme peale valgust. Ma olen full elandama jälle. Kes veel ei tea, siis on see viimase viske hulk lant, mis on ka väga hästi, super hästi toiminud. Nii päeval kui öösel. Ja väga hästi elendab. Või kuidas mulle meeldivad ikka need laigud ja kõik see, et ilus silmale. Kaladele ka meeldib. Väike lonks, aga see ei ole lumiorava vesi. See on värske jõevesi. Very nice. Kohas? Ei, ma panda siia poole. Aha. Nii, Markol. Tundub jälle siuke. Võtame siin nüüd. Äkki võiks olla. Ei ole. Markol tundub jälle siuke mõõdukala. Äkki võiks sealt kodu. Ei ole. On ikka.
Samasugune jälle. Siuke 36. Kuule jah. Täitsa. Võtad ise ära või? Jah. Korra. Täitsa kena jälle. 36 päevast, Nõksa alla ikka. 34. Selle triibuni etsid, jah? Jah, aga ta oli siiani. Ta oli siiani praegu. Oh, nii. Läks ära. Hea pikk pisesid jälle oli reis. Hea töö. Aga pisem ikka. Pisem ikka, jah. No nii. Marko oli ilusate pikkade täpsete visetega. Muud kui kala tuleb. Mis on üllatanud, et ei ole nagu täna mingid megaväikseid nagu tulnud, mõned. Okei, see on siuke. Mis ta võib olla? Ka siuke 20. Kõigutab nüüd välja. Jah. Jah, lihtsalt kinni. Jumala nagu see hästi tugevalt võttis kuidagi alguses. Ei, pullvärk. Pullvärk. Sõberaga nägid, praegu ei saanud välja. Jah, mina sinna välja viska. Nii et Marko vahetas just omal täna vana nööri, Power Pro nööri vastu, mida me oleme ikka alati kiitnud ja mis tõesti lendab kaugele, on tugev ja minul on veel vana nöör. Ja Marko hea kauge viskega saigi kala. Tere, julmalt kala hakanud tulema järski. Pane kohe viid pikki seda ära. Küll me selle kala kaldal juhime. Nii. Sinna kaugele või? Ops. Nii. Nägid lainet? Oho! Samasugune. Ei ole. See on suurem. Ei ole. Oota, see on suur. See on suur kala. Jala. Väga hullus. Oota, sul on selle taga. Vaata, kui ilusad värvid selle kalal on. See on hea kala. Ai. Kus ta nüüd läks? Sul on üles jälle. Kus ta nüüd läks? Nöör on selle taga. Sul on nöör selle taga. Vaata. Ei, toos pinnaga sealt. Jaa, tuli ära. Tuli ära või? Tuli ära. Kuule, see on... Oota, ma proovin kätte saada. Jumal, ilusad värvid. Proovin kätte saada. See on äkki 40 isegi silmast. On või? Või siis külje pealt. Otse läbi silma. Ära tõsta. See läheb ära. Kui ta silmast on, siis... Kuule, see on... Täitsa kena kala. Pane selle ridva kõrvale kohe. Ta on hea, oi, see on 40. See on 40, noh, isegi kui ei ole 40, siis... Ja kuna ta, oi, pahasti silmast, näed, täitsa silm. Otse silmast läbi. Siis see tuleb kala, see tuleb koju kaasa. Nii, ilus, 39 sentimeetrit kala. Ja tuleb koju kaasa. Ei hakanud mõtlema ka, sest et silmast oli läbi konks ka, et vahepeal juhtub selliseid asju. Nii et tuleb kaasa ja viime Marko isale grillimiseks kala. Ma nägin küll külje ära. Ei olnud midagi nii väike. Ei olnud midagi nii väike kala. Reaalselt. Mina nägin külje ära, jumala kena kala oli. Noppa hea vise.
kuule, väga ilus küünal. Kuule, väga kena kala jälle. Jälle mõõdu piiri peal. Ma toon sinu juurde. Too. Kui saan. Opa. No, ta ei väsi veel. Vastanud sinna. Rohkem parem. Vot sinna. Vot super. Oho. Väike. Vaata, kus võitlevad ikka, neil nii palju elujõuduna. Ühesõnaga jälle järjekordne väike, neid väikseid on päris palju juba tulnud. Aga ka mõõdukalu on täna tulnud väga hästi, nii et täna on täitsa hea päev. On korralik. Korralik jälle. See vist ei olnud 40, see oli nii suur. See tõenäoliselt võib-olla 40 täitsa ei olnud. Sidurit ei taha natuke kõvemaks panna. Panen. Ups, hea vise. Vist on ikka. Jaa. Nii. Sealt võiks tulla ometi. See on suur. Korralik. See on suur kala. Aga oi, oota. Ära. Läks ära või? Ai. See oli 40 kala. Ta on nii... Jah, proovi siia pooldu. Jah. Silmes vaata. Ei ole enam. Rahu. Täitsa lõppu ilus kala. Rahu. Täitsa lõppu ilus kala. Jumala hästi siit alt tuli. Ja nii jaa, siit... Oi, et mul see video peale ei jäänud. Ei saa veel. Mis värvid? No. Julmad värvid. Ja lihtsalt... Kurat, ei ole 40 reis. Arvad? Tõenäoliselt, jah, isegi ei pruugi olla vist. Aga tõmbas siia poole, ma õlan ära. Saan. Ei kahtlane, jah. Aga mida värve? Ulme ilus kala. Oota, ma võtan tangidega. Võib kurat äkki olla või isegi või? Saad või, isa? Müstika kui ilus kala. Ma võtan mõõdulindid välja. Tuli väga lihtsalt ära ka. Müstika kui ilus kala. Kui ilusad värvid. Ma pole nii orantsi kala. Täiesti lõpp. Vaata, tal on... No, kuule. Jah, siuke. 40 täpselt. Oi, kui ilus kala. Täitsa lõpp ilus kala. Siit alt tuli. Jaa, jumala ägedas kohal. Väga äge. Mis teeme? Võtame ära. Päriselt. Võtame ära. Me ei võta siit tavaliselt väga kala ära. Vot see on siin. Jah. Saad puhastada jälle. Viimane kala tuli ka kotti. Täpselt 40 sentimeetrit ja minul on 2 kotikala käes. Tavaliselt ei võtagi üldse niimoodi 2 kotikala, aga täna on see erand. Et me lähme pärast Marko vanemate juurde grillima, teeme mõnusa grillõhtu. Saame, ja kuna seal on palju rahvast, siis igaüks saab natukene. Nii et mina nüüd põhimõtteliselt
käin ja chillin Markoga kaasas. Kindlasti püüan edasi, aga kui mina kala saan, siis minu mõõdukalad lähevad kõik siis tagasi, sest mina olen 2 kotikala kätte saanud. Markol 0. Aga ühesõnaga ülivinge, 6 tundi püüki ja 2 kotikala olemas ja väga palju veel mõõdukaid oleme tagasi lasknud, mingi, ma ei tea, 5 mõõdukat tagasi lasknud äkki või? Mingi 5 mõõdukat ühesõnaga vist oleme juba 2 peale tagasi ka lasknud, nii et väga äge püügipäev on täna olnud, et nii, teeme natukene puhastama ka. Et jaa, üliäge, et nüüd ma põhimõtteliselt jalutan Markoga kaasas, jätan kõige paremad viskekohad, paremad augud temale püüdmiseks, et äkki õnnestub tal ka veel saada kotikala ja ise naudin päeva. Super, aga vaatame, mis meil edasi hakkab juhtuma. Nii, Markol kala otsas, aga kahjuks ikkagi väike, siuke 20 sendine või? Pigem, jah. Ma olen mingi või ma ei tea, mitmes kala juba siin. See on ikka täna päris palju juba jah, neid kalu. Aga ma ei tea, millal sa suuri hakkad püüdma nagu mina. Mis sest, et me enda mingi 4 mõõdukala tagasi juba lasknud. Davai. Teeme tuublid. Arvad? Davai, teeme tuubli. Aga panekski siit või? Ärme kaugumel lähe. 3, 2, 1. Mul on saba taga. Käis. Sul tuli otsast, jah? Oli väga suur. Nii, kell on siis 7 hommikul ja 7 tundi siis oleme püüdnud. Ja nüüd tükimat aega pole midagi väga toimunud. Markol mõni väike on otsas käinud, mõned togimised ka, aga suurkala on kuidagi araks läinud, et suurt kala nagu näinud ei ole. Ma ei ole enam tükimat aega võtta saanud, ma väga enam püügile nagunii ei panusta ka. Ja rohkem vaatan, kuidas Marko neid viskeid pekki keerab. Mõni mees siin puuderdab ennast kaamera taga. Jõekamehed võib-olla teavad, miks vahepeal puuderdamine vajalik on. Aga jah, nii niiske on täna täiega, mul täiesti läbi märjad. Tahtsime minna veel ka nagu homme kalale, aga see läheb aina ebareaalsemaks see mõte. Et jah, vaatame. Sööme siin jälle eile grillitud vorstikesed. Teen head nägu, siis Marko annab mulle ka, aga okei. Vaatame edasi. Äkki saame veel. Mõtlesime, et võtame, kui saab Marko üle 40 kala, siis võtame sellega kaasa. Ja alla 40 laseme kõik tagasi. See on plaan. Nii, üks magusamaid kohti siin jälle. Opa, suur. Opa, ongi. Lükka väga suur. Okei, aga tundub, et mõõdukas jälle. Nii, Markol. Ikka. Piiri peal. Jaa, piiri peal siuke. No siit tuleb veel väike. Tuleb. Läks ära. Ei, kurja. Ühesõnaga pardid panid siit, panevadki vee alt. Ja lähevad sinna poole. Markol nüüd natukene pahandus. Aga pardid korralikult sulistasid siin, nii et ei tea, kuigi täna need pardid on meil kogu aeg kaasas käinud ja võttu ma arvan, et see ei ole väga mõjutanud. Nii, tundub, et Markol tuleb järgi minna landile. Ops, kuule, see on päris korralik kala. Ossa, jumala ägeda selle tegi, aga ei ole ikkagi nii suur. Aga võitleb hästi. Panen enda selle maha siia. Nii. Ei ole pisike ka. Ma arvan, et see võib sul juba, ma ei tea, mitmes mõõdukas täna olla. Täitsa, jah. Oi, kui halvasti kinni.
ja nagu kõvasti kinni, aga vaata kui ilusad täpid. vaata, siis juuksed sõlmed peale panna. Aitan või? Võta ära, jah. Hoia siis. Aga sealt saame veel tõmmata. Jaa, see on hea koht see. Nii, aga... Nii. Ops. Tubli, Marko. Ma arvan, et see on mõõdu piiri peal. Natukene võib-olla alla, aga... Sealt vasakult poolt tuleb veel. On jah? Oba, jälle. Nii, nüüd hakkame püüki ära lõpetama. Põhimõtteliselt viimane 10 minutit veel jäänud umbes. Marko läheb kahlab läbi jõe, kuna siis on parem visata neid kohti läbi veel. Viimased sügavad kohad, mis me teame siin lõigul. Mina elan talle siis maismaa pealt kaasa. Tõmbab. Ta on küljega kinni, vaata, sellepärast tõmbabki nii hullult. Aga Marko muudkui katkub ja katkub siit. Täitsa lõpp, no. Siis on neil ikka jõudu, kui neil külje pealt kinni on. Selja pealt. Täna on esimene duubel. Mõtlesin, et panen ka siis. Et saad mul ka ära vabastada. Jälle siuke. Sama suur. Sama suur, jah. Aga tuli ikkagi duubel ka ära. No nii, kokkuvõtte tegemise aeg on siis. Läks nii kiireks. Ei jõudnudki koos Markoga kokkuvõtet teha. Marko sõidab mul ees. Ühesõnaga alustasime püüki kell 12 öösel ja lõpetasime kell 8:30 hommikul. Käest käis läbi väga palju mõõdus kalu, aga kõik olid sellised piiri peal või siuke 2 sentimeetrit, 3 sentimeetrit üle. Et neid sai päris omajagu tagasi lastud. Ja koju kaasa tulid siis 39 ja 40 sentimeetrit kalad. Et ma väga harva võtan 2 kotti kala, aga täna oli selleks väga hea põhjus. Nimelt lähme õhtul Marko vanemate juurde maale grillima ja lubasin, et lunastan Marko isale oma patud. Nimelt ükskord üritasime siis Marko isale sünnipäevaks kala lauale saada ja praktiliselt käisime püüdmas ja jõe viimases kurvis Markol õnnestus saada 1 mõõdukala, aga mina käpard pudistasin selle vette tagasi. Ja siis ma lubasin tuua täna jõeforelli ja näed, seekord pidasin oma lubadusest kinni ja 2 kotti kala olemas ja nii, et selline vägev püügipäev oli, täiesti siuke ööpüük, kuigi siukest pimedat aega oli siuke 2,5–3 tundi, 2,5 tundi võib-olla. Et jah, nüüd koju pessu, nimelt olen juba 24 tundi järjest üleval olnud. Ja selline mu jaanipäev oligi. Käisime kalal, kogusime samme, olime tervislikud. Aga kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, vaadake meid ikka ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!